su karvali nina peale. Meile külla! Jäi. Tuli või? Aitäh teile nii sooja ja meeleoluka vastuvõtu eest, härra Giovanni. No muidugi loomulikult oma sõpradele parimat. Aga näita meile neid kohti, kuhu siia leiutajate külla tulles niisama ei pääse. Absoluutselt, Mia Michi. Lähme! Kas see ongi see uks, millest sisenedes muutub Giovanni siis tavainimeseks Rudolfiks tagasi? Täpselt, see ongi see põlluuks, oi see põneb. Lähme sisse. Vaatame. Jaa. Siin on elutuba. See on see koht, kus me peamiselt veedame aega, kui me tööl ei ole ja ühtlasi pauside ajal on see peamine koht. Siin on telekas, kus saab vaadata kättemaksukontorit. Siin on sein, kus me riputame oma pillid üles. Enamasti need pillid lähevad kaotsi ja neid tuleb päeva jooksul otsida, aga need, mis siia jõuavad, need on vähemalt kindlas kohas. Kuidas sa selle koha avastasid? No ma avastasin läbi oma suure õe, kes on siin juba 5. aastat tööl ja tema hästi soojalt kutsus mind siia ja hästi tõukas mind tagant, kuna ma tegelikult alguses ise hästi häbenesin. Aga siis, kui ma lõpuks siia castingule sain, siis see muutis mu elu täielikult. Siis ma olen saanud palju vabamaks, ma olen rohkem julgust saanud, ma oskan nüüd lastega palju paremini rääkida. Mis häält Albert teeb? No minu Albert teeb sellist häält ja ta naerab selliselt ägedalt. Rudolf, ütle nüüd otsa ära, sa oled siin pea 11 aastat töötanud. Mitu rolli sa ära oled proovinud? Kusjuures ma see suvi sain proovida ära väga palju rolle, keda ma varem polnud proovinud. Näiteks Kasper Giovanni on minul esimest korda see suvi. Sul ise nende rollide vahetuse ajal rollid segamini ei lähe? Alguses läksid küll, ma ikka tegin, näiteks minu kukkolleeg oli vahepeal Giovanni, minu Jaak oli vahepeal Giovanni, minu Giovanni oli vahepeal Jaak ja kõik need vahetasid niimoodi ära, vahepeal mul üldse Rudolf. Aga nüüd on ajaga ikkagi paika looksed. Augustikuu on käes, kui siiamaani need rollid kogu aeg vahetuksid, oleks natuke nukker. Et nüüd ikkagi saad lülituse pealt kohe ennast Kärbes Jaaguks muuta? Absoluutselt, Kärbes Jaak on väga lihtne roll, küll peale kohe niimoodi süle minna. Ja nüüd tagasi Giovanniks? Ja nüüd tagasi Giovanniks, mis on palju süksem elegantsem ja natukene võibolla edevam roll. Milline siis näiteks sinu kui Lottemaa näitleja täpne päevakava välja näeb? Ühtlasi ärkan ma selline 7:30, siis ma liigun magamiskohast siia keldri juurde, teen endale grimmi pähe, siis söön ja siis ma võtan endale sellise tund aega vaba aega, et olla näiteks telefonis ja natukene hingata enne, kui ma lähen platsile. Ja siis ma siin terve päeva enamjaolt teen planetaariumit ja vahepeal käin, annan 2-3 etendust ja siis õhtul olen viimase etenduse kostüümina olen rongijaamas ja tulen tagasi siia keldri juurde. Nii, ja mis pärast seda saab, kui uksed suletakse? Pärast seda me tuleme kõik ilusti rongijaamas tagasi, võtame kõik grimmid asjad maha, paneme kostüümid ilusti pessu ja vajadusel toimub siis nii-öelda programmijuhi poolt kriisikoosolek, kus me võtame kokku mured, rõõmud ja nii meie päev siin läheb. See on väga tähtis sein, sest siia lähevad kõik erinevad pildid, mis on läbi ajaloo tehtud. Siin on pilte, mis on 5 aastat vanad, pilte, mis on 10 aastat vanad ja pilte, mis on tehtud eile. Minu arust sinu pilti on siin ka. On või? On, vaata, kes see siin lamab. Kes see lamab siin? Vaata, siin on järgmine ja siin on järgmine. Põhitegelane siin vist. Olid ajad. Olid ajad, nagu öeldakse. Aga kuidas te siin pärast tööd kampakesi süüa teete? Teil on palju teil näitlejaid? Näitlejad, ma isegi peast seda 50 kanti natuke rohkem istun. Kuidas kõik näitlejad siia ühte kööki ära mahuvad? Päevas on tööl 20 näitlejad, õnneks seega päris mitte 50 ja inimesed teevad erinevatel aegadel sööke. Kuidas te siin kampakesi niimoodi korda üldse hoiate? Selle jaoks meil on koristusgraafik. Võin teile näidata ka. See on augustikuu koristusgraafik, kus on rollide järgi ära jaotatud, kes mida puhastab. Ja siis on iga umbes natuke rohkem 10 päeva tagant, ma vaatan, siin on mingi 12 päeva tagant on suurpuhastus,
kus siis kõik koos puhastavad ja teeme nagu täiesti korda kõik. Kui pikad teie tööpäevad on? Meie tööpäevad on 8 tundi pikad ja meil on ka pausid, mis on siis jaotatud päevade peale. No ma kujutan ette, et kui sa 8 tundi kõrvad peas siin ringi jooksed, siis õhtul peaks ikka päris väsinud tunne olema. No loomulikult väsib ära, aga ka soe mõnus tunne on sees, et said mõne lapse päeva ikka rõõmsaks teha ja said neil olla see, kes ta usub, et ta on.